Hea sõber, kindlasti oled aeg-ajalt tundnud, et oled tööd rüganud ja vaeva näinud, püüdnud midagi saavutada ja just siis tuleb keegi või miski ja põrmustab kõik su püüdlused. Ja sina seisad korraga täiesti tühjade kätega. Samamoodi tundis ennast Iisraeli rahvas ja seda olukorda kirjeldatakse kohtumõistjate raamatu 6. peatükis. Ja kuulakem siis sellest episoodist siis 10 esimest salmi. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja issanda silmis ning issand andis nad 7 aastaks Miidiani kätte. Miidiani käsi Iisraeli peal osutus tugevaks ja Miidiani pärast tegid Iisraeli lapsed endile need mägedes olevad õõned ja koopad ning redupaigad ja alati, kui Iisrael oli külvanud, tuli Miidian ja Amalek ning hommikumaalased ja tungisid neile kallale ja lõid nende vastu leeri üles ning hävitasid maa vilja kuni Assa tee lahkmeni ega jätnud Iisraelile toidust järele. Samuti mitte lammast, ärga ega eeslit, sest nad tulid oma karjadega ja telkidega, tulid otse kui rohutirtsu parv. Neid ja nende kaameleid oli arvamatu palju ja tulles maale nad rüüstasid selle. Nii jäi Iisrael väga kehvaks. Miidiani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid issanda poole. Ja kui Iisraeli lapsed Miidiani pärast issanda poole kisendasid, siis läkitas issand Iisraeli laste juurde prohveti, kes neile ütles: nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal, mina tõin teid ära Egiptusest ja tõin teid välja orjuse kojast. Mina päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi teie rõhujate käest. Mina ajasin nad ära teie eest ja andsin teile nende maa. Ja mina ütlesin teile, mina olen issand teie Jumal, ärge kartke eemorlaste jumalaid, kelle maal te elate. Teie aga ei ole mu häält kuulda võtnud. Aamen. Pärast 40 aastat vabadust ja rahu, mis oli järgnenud Debora ja Baraki võidule, sattus rahvas taas vaenlaste võimusse. Miks? Nagu öeldakse, kui janu on kustutatud, keeratakse kaevule selg. Nad olid pööranud selja elavale jumalale ja hakanud teenima eemorlaste jumalaid. Ning Iisraeli jumal lasi tulla kriisil, et neid uuesti äratada. Ta andis nad 7 aastaks miidianlaste kätte. 7 aastat tähistab piiblis terviklikku ajaperioodi, kuid need ei olnud õnnistuste, vaid võõra võimu all ägamise aastad. Ka see ägamine võib olla mingis mõttes nagu terviklik. Täna uurime, mida see lugu võiks meile õpetada. Miks me sattume ikka jälle koobastesse ja õõnsustesse ja kuidas Jumal meid sealt välja toob. Kes need miidianlased siis olid? Tegemist oli peduiinidest suguharude liiduga, kelle esivanemateks olid Abrahami ja Ketura poeg Miidian. Moosese ajal oli neil olnud Iisraeliga head suhted. Ja loeme, et Mooses isegi abielus Miidiani preestri tütrega, kuid nüüd olid neist saanud Iisraelile halastamatud vaenlased. Igal aastal just siis, kui saak hakkas valmima, ilmusid nad kõrbe sügavusest otse kui rohutirtsuparv. Prohvet Joel kirjeldab rohutirtsude hävitustööd nõnda. See, mis ühtedest üle jääb, süüakse teiste poolt ära ja nendega kaasneb kohutav müra. Vaenlase ees on maa nagu Eedeni aeg, aga tema taga on nagu tühi kõrb. Kui me küsime,
mis siis muutis Midianeid nii võitmatuks, siis vastus on üllatav. Kaamelid. Täna räägiksime me ehk näiteks droonidest, kuid 12. sajandil enne Kristust andsid just kaamelid sõjalise üleoleku. Iisraelil oli vaid jalavägi, aga kaamel võib raske koormaga joosta 3-4 päeva ilma vee ja toiduta. Tänu kaamelitele ründasid Midianid ootamatult, röövisid kogu saagi ja kariloomad ning viisid need kaasa teelahkmele, kus asus suur turg. Iisrael jäi aga kehvaks ja vaeseks. Mida võiks selline olukord meile täna vaimulikus mõttes tähendada? Sõna Midian tähendas tõlkes riidu või tüli. Elu näitab, et just konfliktid ja tülid hävitavad meie vaimuliku jõu ja meelevalla. Vaenlane teab täpselt, millal rünnata, just siis, kui seeme on külvatud ja hakkab vilja kandma. See on vaimulik reaalsus. Me külvame Jumala sõna, teeme eestpalveid, inimeste eludes hakkab midagi head toimuma ja siis tulevad nii-öelda Midianid. Saatana eesmärk on röövida meilt vaimulik toit ja muuta meid nõrgaks. Me oleme sõltuvad sotsiaalmeedia algoritmide poolt pakutust ja vajume üha sügavamasse sotsiaalsesse isolatsiooni. Iga kord, kui peaksime keskenduma Jumala tahtele oma elus, röövitakse meie tähelepanu ja ka keskendumisvõime. Tulemuseks on sisemine kurnatus ja tühjustunne. Kui me ei toitu enam Jumala sõnast, kaob ka meie vaimulik jõud ja võime elavat Jumalat teenida. Sõpruse ja avatuse asemel tekivad kahtlused ja umbusaldus. Oleme küll päästetud, elame küll tõotatud maal nii-öelda, kuid tegelikult elame vaimulikus vaesuses ja näljas. Kuidas iisraellased sellele olukorrale reageerisid? Nad põgenesid mägedesse ja kaevasid endale sügavaid kraave ja koopaid, mida hiljem nimetatakse mandrateks. Ja kui vaenlane tuli, kadusid nad sõna otseses mõttes maa alla. Võiks ju küsida nüüd, et millises koopas või kaitsekraavis sina end hetkel peidad? Ja see on tõsine küsimus. Ja nagu alati kisendas selles meeleheites Iisrael Jumala poole, aga seekord juhtub midagi erilist. Jumal ei saada kohe vägevat kangelast, kes neid aitaks, vaid hoopis tundmatu prohveti. Miks? Sest Jumal tahtis neile näidata nende olukorra tegelikku põhjust. On väga suur vahe, kas me kisendame Jumala poole oma raske olukorra pärast või kahetseme tegelikult oma patte. See tundmatu prohvet ütleb neile Jumala sõnumi. Mina tõin teid Egiptusest välja, aga teie hakkasite kartma eemorlaste jumalaid ja ei kuulanud minu häält. Nende usuline langus oli süvenev. Nad ei kummardanud Kaanani jumalaid enam lihtsalt uudishimust, nagu see võis alguses olla, vaid lausa aukartusega. Prohvet suunas rahva pilgud mineviku juurpõhjustele ja see on väga vajalik ka meie jaoks aeg-ajalt. Abivägede asemel antakse neile ega meile lihtsalt diagnoos. Prohvet on siin nagu kirurg, kes enne lõikust annab hinnangu rahva tegeliku vaimuliku olukorra kohta. Meie käel on juurte otsimine taas au sees. Kui tuleb oma juurte otsimiseska olla ettevaatlik, sest minevik peidab endas nii tõelisi pühamuid kui ka ebajumalate altareid. Mitte kõik muistne ei juhi meid alati elava Jumala juurde. Minevikust võib leida ka ebajumalate
teenimist. Kuid Jumal ei piirdu kangelasliku mineviku meenutusega, vaid saadab hoopis prohveti, kes aitab rahva vaimulikku elu taastada. Sest ainult elava Jumala juures jääb meie hing vait. Üksnes tema on võimeline äratama kohtumõistjaid ja kangelasi. Kui hingevaenlane on röövinud sinult rahu, rõõmu või vaimuliku elu viljakuse ja sa oled tõmbunud oma koopasse, siis paranda meelt ja astu sealt välja. Pöördu tagasi elava Jumala kui algallika juurde ja palvet, et Jumal võiks äratada sinus Gideoni, kes vaenlased võidab. Ta tahab su vaimulikku elu taastada ja üles ehitada. Järgmine kord vaatamegi Gideoni kutsumist juba lähemalt ja tema võitlusi, aga seniks sulle õnnistusi ja kohtume järgmistes vaatlustes.